videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me olema peame. Ja vaat tegelikult on niisugune fenomen, et mitmed inimesed, ma ei saa öelda ju kõik või paljud või karjade kaupa või kui eestlased või muul viisil, on sügavalt veendunud, et stuudiosse ilmume mina või meie vaid sellel hetkel, kui tema vaatama hakkab. Ta on sügavalt veendunud, ta annab reaalajas kommentaare, kuidas sa ikka niimoodi räägid ja kuidas sa ikka naamoodi ei räägi. No ei ole hullu. Elu on niisugune, nagu tema on ja tegelikult tänase salvestuse ajal tegelen mina terviseprobleemidega ja veedan aega ilmselt haiglas. Pole midagi, täna on stuudios herr doktor Viktor Vassiljev ja meie püha sõda läheb kärinal edasi. Kõigepealt küsimus muidugi sulle, Viktor. Vaata, ma siin tõin välja ühe fenomenikese, et inimene arvab, et maailm allub tema tahtele. Kirjutas herr Õunapuu ühe ilusa artikli Postimehes arvamuste rubriigis ja seal tõi tema välja usu ja teaduse. Iseenesest see teema on meie jaoks oluline, sest kui keegi usub, et ma ei tea mida, minu pärast toidumürgitus saab ravida pika palve ja ringtantsu ja ma ei tea, trummi löömise ja millega veel, ta usub. Šanss on, et sellest ongi kasu, kui ta usub enda kohta, aga kui ta usub teise kohta, vaat siis on kurat lahti. Teadus ja usk. Viktor, sõna on sinul. Tere, head raadiokuulajad, meie klippide vaatajad, kõik toredad ja ääretult lugupeetud inimesed. Vaadake, teadus ja usk ongi üks ja sama, sest kogu meie teadus rajanebki usul. Sellepärast, et teadus, mis on aastatuhandete jooksul arenenud, ta on ikka olnud kinni teatud uskumustes, nendes reeglites, mis me oleme paika pannud looduse kohta, et kord tiirles päike ümber maa, kord maa ümber päikese ja mida usuti, seda peetigi teaduseks, nii ta on. Ja näiteks mingid lineaarsed teooriad räägitakse, et nad ei kehti, et räägitakse, et Einsteinid tõed, need kehtisid ka teatud ajal, nüüd enam ei kehti. No kes seda teab, et läheb aega edasi, ütleme 500 aastat ja siis avastatakse, et kõik see, mida me praegu uskusime, ei olegi õige teadust, nii et teadus on alati usk, aga usk paneb vee peal kõnnima, mis puudutab siin pakutud ääretult toredat ravimeetodit, et toidumürgitust ravida tantsu ja trummi tagumisega ja kui on piisavalt pikk tants ja pikk trummi tagumine aitab küll, sest toidumürgitust aega paari päevaga läheb üle, aga kui ta üle ei lähe, siis oli siuke mürgitus, et ei aita mitte miski, et siis pidi ots tulema ja ots tulebki. Nii et iga haigus saab kord otsa ühtepidi või teistpidi. No parem, et ühtepidi ja parem kui sel viisil, nagu me usume, et ta läheb. Ja kui me nüüd võtame ette sellise teema, et kumb oli enne muna või kana, siis me saame vastuseks, et kõigepealt oli koalitsioonipartei otsus ja alles siis sai ka rahvas teada, kuidas asjad tegelikult on. Siin on muidugi järgmine küsimus, kohe hüppab sellest välja, mis ma küsisin. Kui ikka tuleb keegi kaamera ette ja ütleb säravate silmadega, inspiratsiooni ma sain neiukesest noorukesest, kes
andis Rootsi televisioonile intervjuu ja ütleb säravate silmadega, et meie partei, kui ta võimule tuleb, likvideerib selle, teise ja kolmanda nähtuse. Aga kas ülejäänud partei liikmed ka juba teavad, et kui nende najal positsioonile saanud juhtkond hakkab niimoodi tegema? See on ju, ma olen seda korduvalt küsinud, kui keegi ütleb, et meie partei ja parteis on, ütleme, 10 000 liiget, siis kas ülejäänud 99,9% ka juba teavad või loevad nad seda kuskilt meediast ja ütlevad, oi jopp, kas me tõesti tahame seda, kas me tõesti niimoodi teeme? No ja me oleme 50 aastat elanud maailmas, kus lehtedes anti teada, mis on meie soov ja mis on meie tahtmine. Me siis lugesime lehti, ümisesime kaasa, aga keegi seda tõsimeeli ei uskunud. Nii et me oleme harjunud sellega, et loosungeid karjutakse ja ka selle loosungid nüüd tõsimeeli uskuma ei pea. Ja mis ütlevad parteid, üks partei ütleb, et jah, et teeme nüüd astmelise tulumaksu, teine lubab, et ei, me teeme jätkama proportsionaalsega, mida iganes ja peale selle veel partei ütleb, et meie erakonna valijal on vaja vot seda ühte ja teist, et me teeme siis riigiseaduse otutud kellele, ühe partei valijatele, aga ülejäänud partei valijad, et nemad ju seda ei taha, see neile ei sobi, et kuidas nemad siis peavad selle seadusega leppima. Nii et kõik see, mida parteid räägivad, on enam-vähem sisutühjad loosungid, eriti ütleme kuskil pool aastat enne valimisi, sest need on siis juba valimiseelsed lubadused ja valimiseelne lubadus. See on täiesti omaette kategooria. See on lubadus, mida ei peagi täitma, sest kui see partei tuleb võimule, siis teised opositsiooni omad ei lase tal seda lubadust täita. Aga kui ta võimule ei tule, siis loomulikult seda lubadust täita ei saa. Nii et valimiseelsed lubadused, need on lihtsalt valimiseelsed valed ja täpselt nii tulebki neisse suhtuda. Aga kui see vale on ilus, no kui see on mingi ilus laul, ilus luuletus, eks ole, miks mitte? Seda tulebki vaadata kui teatud kunstiliiki. Ja kui sul kunst ei meeldi, kui suur kunstnik on sittunud purki ja näitab seda rahvale, eks ole, ja sina ei näe selles muud kui väljaheidet, no siis on lihtsalt kunstikauge inimene. No Meedik näeb selles analüüsi, aga muide, ka tema on plagiaator. Ja. Ei ole midagi parata. Vaata, sa viisid nüüd jälle teema nagu usukanti, et kui me kõik seda usume, vaat siis ongi nii. Ja siit edasi võib ju mõelda demokraatiale, et kuidagi vähe on meie demokraatias demokraatiat. Vabadusest ma praegu veel rääkima ei hakka, ma pean natukene mõtlema. Aga jah, need asjad kõik on, no võiks ju öelda, kirjandusteoreetilised fenomenid, nagu positiivne kangelane, mis on meile tuttav, meie vanustele tuttav nõukogude aegsest kohustuslikust kirjandusest. No tema oli kirjandusteoreetiline fenomen, sest antud oludes ta oleks kivekähku kinni läinud. Oot, aga täpselt samal ajal kirjutati ka teises riigis, kolmandas Reichis, samuti raamatuid kangelasteks ja need olid hoopis teised kangelased, aga ka ääretult positiivsed. No ja võiks öelda, nemad tegid siiski tööd, aga neil oli, tead, kui tekib ikka selline suundumus, et hõisatakse ühe inimese nime, siis tekivad teatavad kahtlused. Samas me ei tohi unustada, et kolmandas Reichis see üks inimene tõi riigi siiski sügavast sellest samusest välja. Ja kui... ta tõi sügavast selle samusest välja, aga lõppes kõik veel viletsamini.
jah, Ajutiselt küll ja, sest Saksamaa kaotas sõja, eks ole, aga juba 10 aasta pärast sõitsid nemad seal Mercedestega ja sõja võitnud Nõukogude Liidu omad, nad ei sõitnud üldse millegagi. see on tõepoolest nii, aga siin me peame arvestama ka detailidega. Kõigepealt see Föderaalreserv, siis kellele kuulusid Saksa, näiliselt Saksa suurtehased, minu pärast kas või Tsüklon B. Ja. Mis laadi nimesid sellega võiks seostada? Vaata, selle teemaga me võime jõuda nii kaugele, et siiani targad hakkavad meid vihkama. No jah, ju siis neil on põhjus, Ilmselt sest on. nemad usuvad teistmoodi. Ja vaata, usk on ikkagi suur asi, kas sa nüüd paned vee peal kõndima, kusjuures ma täitsa usun, et ajutiselt paneb, aga lõpeb see kõik ikka uppumisega. Aga mida keegi usub, eestlane usub, et Hispaania kliima on kõige parem kliima. Hispaanlased vihkavad oma kliimat, kui juulikuus on 45 kraadi paravust ja kõik kõrbeb ja põleb. Nad vihkavad oma kliimat, nad arvavad, et Eesti kliima on suurepärane. Nii et kõik on uskumuse ja uskumise asi. Mida inimesed usuvad, seda nad peavadki oma enda tõeks. Ja kui nad usuvad, et nende liider on püha inimene, eks ole, ja nad kummardavad teda 5 aastat, 10 aastat, 20 aastat, 30, aga siis ta kas sureb ära või vahetab võim, tuleb teine ja öeldakse künka otsast hoopis teine tõde, et kuulge inimesed, et see juht Oinas oligi tõeline Oinas, unustage ära, et teil on nüüd uus, kummardage teda. Amicus meus, siin me jõuame jälle selle kolmainsa juurde, nimelt üks asi on usk, teine asi on isiku kultus. Ja vaata see vaene teadus siia vahele suuremat ei mahu. Kuidas neid tegelasi nimetada, kes saavad Jumala poole pöörduda ainult läbi vahendaja, kes ei pruugi neist targem olla. Ja noh, Jumal kui kõikvõimas jõud, kui tõepoolest midagi nii suurt, et see isegi inimkonna summeeritud peadesse ei mahu. Tema lükatakse kõrvale, ei, tegeleme vahendajaga, nii on odavam või... Ja ka see on usk, me usume, et see vahendaja, kes on oma kirikus kõrge koha peal, saab korralikku elatist, palka, mida iganes, kuidas seda hüvitist, kuidas seda nimetatakse, sõidab väga korraliku limusiiniga, eks ole. Ja me kummardamegi tegelikult teda, vaatame talle silma, vaatame talle otsa, kuulame, mis ta räägib. Ja kuskil seal kuklas on võib-olla ja mingi uskumus, et läbi tema suu räägiks nagu Jumal, aga siiski me kuulame just nimelt seda inimest, mitte Jumalat. Siin me väga õhkõrnalt tatsame selle ümber, et on olemas teadmine, kuidas asjad on. Lased sõrmed sirgeks, asi kukub maha. See on teadmine. Ja no seda väärata on päris raske, kuigi mõni suli võib selle eseme külge panna, ma ei tea, momentliimi, et ta ei kuku sul peost maha. Aga see ei ole aus mäng, see on nagu kultuse juhi tiitli ostmine enda jaoks. Tsinsalabim, abrakadabra, teeme natukene musta kunsti, kütame rahva üles. Oi, kui ilus oli, vot tundsite ka nüüd Jumala seda samust hingust, ma ei tea, mida veel. Aga ma nüüd ei ole ka nende uskude värkide spetsialist, aga tundub, et nii ikka teha ei ole ilus. Ei tohi inimest ajada segadusse, et meie nüüd teeme nii või naa. Samas muidugi kõik, mis selle raames välja mõeldakse, võib ka tõeks saada, sest inimene ei suuda välja mõelda niisugust asja, mis elus ette tulla ei või. Ta mõtleb välja, aga siiski
ta elabki kogu aeg mingisuguses usus ja mitte ainult ühes usus, vaid paljudes uskudes. No ütleme, kristlane ta võib uskuda jumalat või ta usub peapiiskopi või keda iganes, aga samas ta usub pangatellerit, ta usub reklaamiandjaid, kes reklaamivad mingisugust jama, usub arsti, usub naabrimeest, kes talle midagi hambasse puhub ja ilma usuta ei olegi võimalik elada, sellepärast et no midagi tuleb uskuda, kui sa ei usu mitte kedagi ja mitte midagi, siis sa eladki ainult mustas masenduses. Kisub kargo kultuse poole. Ja. Kui mina teen ka nii, siis mina olen nagu tema. Ja kui ta väidab, et tema saab kuhugi, siis mina saan ka. Kui me vaatame kommentaare, siis siitki kumab läbi midagi usulaadset, midagi kargokultuselaadset ja nii edasi. Näiteks kui tuleb sinu või minu kohta kommentaar, et mina küll ei tea, et need asjad niimoodi on. Mehed, uurige ka natuke. See tähendab, mina olen targem kui sina, mina tean seda kõike paremini ja sina õpi saad samasuguseks kui mina, ütleb inimene, kes võib-olla kuskil läheb kellegi ette, laseb kõrvad lonti ja ütleb, et aga sa õnnista mind, siis ma saan samasuguseks kui sina. Ja, vaata, kommentaar, see on täiesti ja kommenteerimine, see on täiesti omaette ääretult huvitav nähtus, kuivõrd ta on seotud usuga, seda ma ei tea. See on seotud minaga. Just nimelt see on seotud minaga, aga vaata, inimene on kariloom ehk sotsiaalne olend. Ta elab sootsiumis ilma selleta, ei ole võimalik inimene üksik indiviidina, et saadeta sohu, kõrbe, metsa, kuhu iganes, ta süüaks ära, tuleb ära. Ta on võimeline elama ainult karjas, ainult see sootsiumis. Ongi demokraatia. Võidavad mitte need, kes on targemad, vaid need, keda on kari ja keda on rohkem. Seda nüüd küll, aga võit antud juhul ei ole mitte võim teiste üle, see on karja teenija, karja juht on tegelikult karja teenija, karja teener. Võit on see, kui sa jääd ellu. Ellu saab jääda ainult kollektiivis, sootsiumis, karjas. Aga see, kes kommenteerib, et tema on küll väga tubli kariloom, sellepärast, et tal on mingisugust oma ideed, ta ei ole neid teostanud, temast ei ole saanud mitte ainult vabariigi presidenti, temast ei ole saanud ka mingi, ma tea, selle autod remonditöökoja juhatajad, mitte kedagi pole temast saanud, eks ole, aga tal on mingid röögatud ideed. Vaat tema elabki karjas, ta on väga tubli karja liige, aga antud juhul ta üritab välja elada oma igatsust individuaalsuse järele ja seda teeb ta just nimelt kommentaariumis, sest ta teab, et kui ta läheb väljakule, hakkab karjuma loosungeid, ta võetakse kinni ja viiakse, sõltuvalt loosungi teemast, kas politseijaoskonda või hullumajja, aga kommentaariumis ta võib lärmata nii palju kui tahab, mitte midagi temaga ei juhtu. Eriti kui ta on anonüümne või kui tal on niisugune perversne nimi, et Allah või mida. Vaata, keskmine inimene, asi iseeneses. Keskmine inimene on mask, mille taha varjuvad miljonid ilmselt. Ja kui keskmine inimene võtab kätte ja hüüab, mina tahan, siis suur hulk keskmisi inimesi annab talle kitli peale.
jah, sest kui sa oled keskmine inimene, ma isegi ei kasutaks väljendit keskmine inimene, ma ütleks tavaline inimene, sest keskmine see on statistiline suurus. Kui see tavaline inimene samasugune, kõik teised hakkab midagi karjuma, siis ta ei ole enam tavaline inimene. Ta selle mingite oma ideede välja karjumisega, välja ütlemisega asetab ennast teistest kas kõrvale või kõrgemale või ta näitab, et ta on teistmoodi, aga no jumal kui isegi kanakasvatajad teavad, et kui tibude hulgas on mõni, kes on teistmoodi, teised tibukesed nokkivad ta surnuks, sellepärast, et ta on teistmoodi. Ja siin muidugi me saaksime edasi minna partei kui niisuguse fenomeni juurde, et see, kes on saanud juhiks, see meie armas tibukene, kui palju omasuguseid peab ta kõigepealt surnuks nokkima. Nõukogude armees oli ütlemine, oli ütlemine, et kui sa tahad saada jefreitoriks, see oli vist üks triibukene paguni peal, mis eraldas sind tavalisest sõdurist. Pead sa 7 peale koputama ja vaat siin tekibki see usalduse ja hirmu värk. Kui sa näed, et ta on silmnähtavalt kiksuga ja ikka hääletad tema poolt, see tähendab, et sa kardad teda. Aha. Kui sa ei hääleta tema poolt, see võib tähendada, et sul on koht, kuhu peitu minna või sul on seljatagune. Jah, inimene tahab ennast tõestada. Midagi peab ta selleks tegema. Kirjanik Leon Fechtwanger, kes kirjutas Goya eluloo raamatu, väga ilus raamatu. Seal on sellised sõnad, et mees selleks, et tõestada, et ta on mees, peab tapma teise mehe. Hispaanlased. Aga mis puudutab parteid, ei pea tapma kindlasti teist partei liiget, sellepärast, et erakonnad inimeste jagamine erakondadeks, see on ääretult tinglik asi, see on teater tegelikult, sest vaata, on riike, kus on 2 parteid. Ja see on suurepärane demokraatia, see on demokraatia musternäidis. Ameerika Ühendriigid 2 parteid, rohkem pole vaja. Nad saavad väga ilusti oma demokraatiaga hakkama. Meil on 18 parteid, võib-olla on rohkem, nad tekivad, jagunevad, mida iganes kõike. Segadust kui palju, samuti demokraatia, ja see on ääretult tinglik asi, partei. Kui palju on neid vaja, millised on nende tõekspidamised, loosungid ja edasi. See on väga tinglik asi. Täna mõeldakse välja mingi üks skeem, homme mõeldakse välja teine skeem. Nii et parteid on tegelikult näitemäng. On küll, seda kirjutas meie sõber Adolf Hitler juba oma Mein Kampfis, et võetakse vanad loosungid, klopitakse tolm pealt ära, muudetakse mõni sõna, mille tähendus ei muutu ja valimistele. No ja partei on valitsemise mehhanisme, nii et seda inimkarja on valitsetud 10 000, 100 000 aastat ja tehnoloogia muutunud ei ole. Ikkagi öeldakse välja mingi idee, et näiteks seal metsa taga on priskemad mammutid, lähme neid jahtima, eks ole, või ehitame kommunismi või saame kõik rikasteks, võtame hästi palju laenu, eks ole, saame rikasteks, mida iganes, antakse, visatakse mingi idee ette, peaasi, et rahvas vaimustusest ulgudes jookseb kuskile selle idee jälgedes nagu, aga tegelikult vahepeal sunnitakse teda kas kraave kaevama, raudteed ehitama, mida iganes, aga igal juhul kaasa noogutama ja maksusid maksma. No siit me jõuame tahes-tahtmata selle juurde, et mida paremini hakkab elama rahvas, seda rohkem on vaja suurt sõda, sest raha on ringluses nii palju, et valitseda seda ei suuda enam mitte keegi. Seega
põhjustame kahjustusi, paneme rahvad telliseid tassima ja sellega kaasneb ju röögatu majanduskasv, tähendagu see mida tahes, sest noh, jah, selleks, et majandus kasvaks, tuleb see majandus kuskil mõni jupike sellest majandusest ära hävitada, siis on tal võimalust kasvada. Muidu, kui ta on juba taevani kasvanud, kus ta ikka enam kasvab ja sellest on piiblis juba juttu andnud, eks see Paabeli torm, mis ta muud ikka oli, heitati kuni taevani, eks ole, see ei meeldinud, lammutati ära, eks ole, ja siis hakati ehitama erinevates maailma ostes jälle samasugust tornikesi. Nii et kui on materiaalsete väärtuste ületootmine, tuleb väärtusi hävitada, et neid uuesti tootma hakata. Kui on inimkonna ületootmine, no siis pole muud võimalust, kui mõtleme välja koroonapandeemia või kui ei õnnestu orgunnime mingi suurema või väiksema sõja, hävitame rahvast, siis on jälle võimalust rahvastikku kasvatada. Et igasugune edasiminek vajab seda, et sul oleks ees ruumi ja kui seda ruumi ees ei ole, sa pead taganema ja võid uuesti joosta edasi. See on muidugi kole mõttekäik, mis ei tähenda sugugi, et see mõttekäik on vale, sest nagu sa ise kunagi aastate eest väga ilusti ja õrnalt ja täpselt ütlesid, hirm on valitsemise vahend. See muidugi kinnitab, ei väsi ennast kiitmast minu Aadamast vana postulaati. Tekita segadust külva hirmu riisukoor. Jah, see küll, aga hirm tuleb jällegi leiutada, et keegi, kes tahab rahva massi vaas hoida, kuskile juhtida, röövida, koorida, manipuleerida inimestega, ta peab välja mõtlema mingi hirmu, peab andma sellele hirmule nime, peab andma sellele hirmule mingi kuju, et see oleks usutav. Ja siis ongi niimoodi, et see hirmu kandja on kas kapitaliste või on ta kommuniste, on ta neeger, on ta juut, mida iganes. Peaasi, et ta oleks tänaval ära tuntav. Hirmu kandja. Jah, ja kui selline hirmu kandja saab endale uue hirmu vastupidise sellega, mis oli, peab ta hakkama kuulutama, et ma olen kogu aeg rääkinud, et vaat nii peab ja selle teise hirmu kandja olin ma ainult sellepärast, et rahva usku sellesse õõnestada, eks? Tead, rääkimine, et ma olen alati rääkinud, et nii peab, see on ääretult ajutine nähtus, kõlbab ainult selleks, et ütleme mingi aasta või 10 või 30 aasta jooksul teenida head palka, teha karjääri, saada parem koht ja hiljem siis paremat pensionit, aga tegelikult see tõega ei ole see pistmist mitte kui midagi. Mina mäletan, kui mina lapsuke olin, siis oli ääretult positiivne ja eesrindlik nähtus Eestis oli maaparandus ehk melioratsioon. Kuivendati soid, kaevati kraave, eks ole, see oli väga selline prestiižne eriala, mida mindi õppima Maaülikooli ehk EPA-sse, tol ajal Eesti Põllumajandusakadeemia. Aga kus me oleme nüüd jõudnud, nüüd me räägime sellest, et tuleb sood uuesti tekitada, mingid kraavid kindlajada või teise poole suunata, mida iganes, mina seda asja täpselt ei tunne, aga ja uputame metsad ära ja teeme uuesti sood, kusjuures täpselt sinna samasse kohta, kus nad kunagi olidki. Aga see on ju võitlemine nõukogudeliku või vene või kurat teab kommunistliku igandiga. Ei, seda küll, aga soode kuivatamine ja pärast uuesti tekitamine, sellega oleks hakkama saanud ükskõik, kas kommunistlik või fašistlik või monarhia, anarhism, mida iganes. Asi pole mitte poliitilises ja ideoloogilises värvingus või lipus või laulus või partei põhikirjas, vaid need ongi sihid, mis inimestele mõeldakse välja. Nüüd kuivendame sood, nüüd hakkame teeme sood uuesti.
ja nüüd ehitame suure raudtee, kusjuures juba kõlavad väikest viisi hääled, et kas see raudtee läheb õiges suunas, et miks ta muudkui aga muutub kallimaks ja kas me ikka vajame seda raudteed, aga esialgu vist nagu päris ei ehita ka, aga igal juhul mingi kopp on maasse löödud, kuskil raadatakse metsa, kuskile veetakse kruusa, sinna ka raudtee tuleb vaevalt. No kõminad selle raudtee ümber on vaja ja samas minu pärast me võime minna nüüd Egiptuse vaaraode kallale või ükskõik kuhu või lihtsalt öelda, eks seegi monumentum, mis on iga positsioonile pääsenud Jeekimi unistus. Seda küll, aga eks seegi monumentum eeldab seda, et Jeekim püstitas endale monumentumi ilma käsi külge panemata, ilma kätte tööta. Mõeldud on kuulsust. Täpselt niimoodi. Minu nimi läbi selle jõleda ehituse, millest ei ole mitte essugi kasu, elab igavesti rahvas südames või seal kohas. Jah. Et no vähemalt püramiide praegu näidatakse turistidele, eks ole, vaatavad, teevad plõks pilte, eks ole, kohalik rahvas jällegi kerjab seal raha nende käest, aga mis saab, ütleme, 1000 või 5000 aasta pärast sellest raudteest, selle jäänustest, ma ei tea, kas ka kummardamise paik või võib-olla, et kui tõepoolest ehitatakse mingi jupp raudteed punktist A punktini B, eks ole, ja kui 1000 aasta pärast jäävad mingid need raudteelööpa jupid sellest alles, küllap neid siis ka kummardatakse, sest mingi seletus tuleb ju sellele artefaktile anda. Seda kindlasti 1000 aastast sa räägid, jummal hoia. 1000 aasta mõõdupuuna, ole hea mees, vaata värskelt asfalteeritud teed. Ja raudtee 1000 aastat vastu ei pea, mis peab vastu, tühi õllepudel peab 1000 aastat vastu. Ja võimalik tingimusel, et ta satub sihukesse kohta, kus teda ei leita. Aga muidugi 1000 aastat. Kujutame ette, ma ei saa sinu peal seda näidet tuua, sa ei sobi siia, aga ma olen näinud kümneid, sadu pilte, kus keegi on kuskil eksootilises kohas ja ta teeb endast selle eksootika taustal selfie, kusjuures nii, et tema kõrvad vaatajad ulatavad äärest välja ja mitte keegi kurat ei mõistata vaatamise peale, kus ta siis õieti oli. Jah, tead, see asi hakkab tasapisi kaduma, sest tänapäeval ei pea sõitma Pariisi, et ennast Eiffeli torni taustal pildistada, selle kõik teeb kunstintellekt, teeb ära, annad talle ülesande ja ta teeb sinust pildi Niiluse jões koos mingite jõejobudega või palmi taustal, mida iganes kõike. Ja neid asju on tegelikult Facebook ja see Instagram on sellist pilte täis. On! Ja ei pea kuskile sõitma. Aga nüüd ütle, kas see pilt ei ole ju kargo kultuslik, sest peduiin sa ei ole, ma tean. Aga milleks on vaja sellist pilti? Seda vajab õnnetu inimene, kes ei ole oma elus võib-olla väga hästi hakkama saanud, aga siiski suutis Egiptusesse või Türki reisida. No ta ei suutnud, kui ta tehisintellektiga. Seda enam tehisintellektiga ja teeb selle pildi selleks, et üritada tõestada teistele, et mina olen teist parem. Et näed, minul on pilt Eiffeli torniga, aga sinul on pilt, ma ei tea, praepanniga ja ma ei tea, kirvepakuga. Vaata ei tule mul praegu meelde, kes oli see teadlane. Minu meelest ta oli Eestist koguni, kes saadeti nõuka ajal
Ameerikasse loengut pidama. Ja pidas oma loengu ära ja siis küsiti, et noh, mida siis nüüd, kas me paneme teid hotelli, mida me näitame. Ja ta ütles, et mis kell lennuk läheb. Läks lennuki peale ja Eestis ütles vist ajaloolise lause, kurat, ma ei käinud Ameerikas kusel ka mitte. No, ma näen seda, aga vaata, kõige jubedam ongi see, et inimesed, kes ei ole asja näinud, räägivad sellest nagu eksperdid, nagu spetsialistid, nagu kõike teadjad. Siin ma vaatan praegu, Andres Raidiga tuli välja, et on islamist taganenud moslemeid olemas. Proosid selle peale ja kuidas mina olen nüüd tark, mina lugesin selle tegelase artiklit ja mina tean islamist kõike. Ei tea, sa tead selle tegelase nime, kes sul pea segi ajas ja see on ka kõik. Mitte, et ma tahan nüüd islamit või kristlust või ükskõik mida ülistada, aga noh, islamiga on selles mõttes hea, et sa võid sellest aimu saada, kui sa loed Koraani läbi originaalkeeles ja mõistad seda oma südames. Ma ei oska siit edasi seletada. Tõenäoliselt umbes sama on, ma ei tea, kas ristiusuga ka, sest käiakse, tehakse midagi, publik ei mõista, mida tehakse, aga issand, kui ilus oli vaadata, mul tuli tukk peale ja ma ei saa sellest aru. Tead, publik ei mõista ka seda, mis partei kongressil toimub, sest ka see, mis partei kongressil toimub, sest ka see on usu asi. Aga mis... Ja seda, mis toimub kongressil telgi tagustes juba mitu kuud varem, kuidas jagatakse rolle. No banaalselt puuga pähe öeldes, millal sass tõuseb püsti ja hüüab. Seksimees räägib õigust, millal hakatakse siin plaksutama. Ja ma olen seda näinud. Keskerakonna kongressil mind võeti kaasa. Et ma näeksin ka, kuidas asi käib ja ma nägin ja ma sain aru ka. Ja võt siin on see, millest ma tahaksin, kui hääl kannab, rääkida järgmises soolosaates. See oleks siis kujundliku mõtlemise täielik lõpetamine. See, et sa suudad ette mõelda 10 sekundit. Ka see, miks meil on vaja või milleks meil on vaja, sõltuvalt kuidas küsida, Mandela efekti kui niskest. Jah. Eks ta ole ka usuga seotud. Vaata, usk on jällegi see asi, mis kas absoluutselt usku eksisteerib või mitte. No absoluutne usk on see, kui sa tead kogu etenduse stsenaariumi, kui sulle on antud käsk mängida, no minu pärast nagu, väga ilus tegelane on Hamletis Poloniust ja kui lõpptulemusel sa rõõmustad, et head võitsid ja halvad said peksta ja Horatio ütles veel moraali ka kõige otsa. No jah, jällegi seal olid ühed head, eks ole, kuskil teises kohas ja teises ajas oleksid teised head, mis puudutab, no võtame ristiusu, kui meile kõige lähedasema, et absoluutne tõde ja absoluutset tõde saabki teada ainult paavst. No ainult paavst teab absoluutset tõde, miks? Sest me usume, et see nii on. Ja paavst mõistab vait.
olla. Jah, vot õige. See kardinalidest, kes väga targa näohilmega mõistab vait olla, see valitaksegi kardinalist paavstiks ja tõuseb Sixtuse kabelikorstest valget suitsa. Aga see, kes on paavstist natsa madalamal ja järsku ütleb, et tema ikkagi teab, mis asi on absoluutne tõde, no siis saavad talle osaks mitmesugust repressioonid. Vanasti oli ääretult lihtne, ta lihtsalt põletati lõkkel maha keset linnapea väljakut ja nii palju siis absoluutsest tõest, mis tähendas seda, et kõik, kes teadsid mingisugust tõde, nad kõik põletati ära, nii kaua kuni üks ainuke tõde jäigi. Aga mis puudutab erinevaid konfessioone ja erinevaid religioone, olgu see moslemi usk, olgu need sunniidid või šiiad või see mingi ääretult huvitav vahepealne nähtus, mida usutakse Kesk-Aasias, mida harrastatakse Kesk-Aasias või kõike seda teoloogid uurivad aastasadu. Teoloogid uurivad ja üritavad seal midagi avastada, järelikult absoluutselt tõde pole veel leitud. Ja kõige rohkem uuritakse millist usku, kõige rohkem uuritakse juudi usku, sellepärast et ühe uskliku juudi püha kohus ongi uurida Talmudit päevast päeva hommikust õhtuni, tähendab uurib seda Talmudit. Nii et ta ilmselt ei usu seda, mis seal kirjas on ja üritab mingit tõde üles leida. Aga siin on muidugi... Aga et oleks keegi juut üles tõusnud ja ütlenud, et poisid lõpetame uurimise ära. Ma tean, ma leidsin lõpliku tõe, seda pole veel juhtunud. Oi jah, see on, ei no mis juhtuda saab umbes nagu seltsimees Nikita Sergejevitš Hruštšovi kenakese ütlemisega, et mis see oli 5 aasta pärast oleme kommunismis, 5 aastat läks mööda. Ja... See, mina mäletan väga hästi seda aega, sellepärast, et mina käisin juba koolis esimeses klassis ja meil õpetajad ütles klassi ees, et lapsukesed, et aastal 1961 tuleb kommunism, sellepärast, et NLKP kongress, ma ei mäleta mitmesse otsustas nii. Aga tuli rahareform. Tuli rahareform, aga kommunismi ehitajad nii-öelda, nemad said juba nii palju targemaks, et nad ütlesid, et lapsed, kommunism tuleb, aga mitte nad ei ütlenud kindlalt aastanumbrid, nad ütlesid, et kommunism on juba silmapiiril. No ja meie olime juba nii vanad, et me teadsime, et silmapiir on kujutletav joon, mis kaugeneb meist sama kiirusega, millisega me liigume selle silmapiiri poole. Jaa, niimoodi tema on. Aga vaat selle paavsti teema jätkuks või repliigina või kui eestlane või muul viisil vaatasin mina ilusat filmi, kuidas valiti paavsti, konklaav oli ta nimi vist. Vapustavad näitlejad. Aga no peab ütlema, et ma imetlesin neid, aga see ei seganud, sest ma jälgisin dialoogi. Ja mõtlesin, et no on tegelased, millise jutu nad on konstrueerinud. Ma olen seda filmi vist 3 korda vaadanud, kusjuures ta oli mul arvutis või telekas või niimoodi, et ma sain ta sisse lülitada ja otsida teatud lõike ja nautida seda, kui kujundlikult nad oskavad öelda või neile tekst on suhu pandud, et nad ütleksid ühte asja, teist asja, seda asja nimetamata. On veel 2-3 filmi selliseid, kus tavaliselt ikka vist juristid või poliitikud räägivad asjast endast rääkimata. See konklaav, see on vapustav film. No muidugi, eks seal ole ka seda tingle-tangle muud värki sees, mis peab lõbustama
oota, mis sa ütlesid, et keskmine inimene ei tohtinud öelda, see pidi olema tavalisele inimesele. Nad ei olnud päris tavalised inimesed, see konklaavi liikmed, ma arvan, et ma olen ka seda filmi näinud ja nii palju kui mina mäletan, seal oli tegemist sellega, et nad tulid välja, iga kardinal tuli välja mingite omade tõdedega, mille kinnituseks ta siis puistas nagu varrukast ja varrukad on tal laiad piibli tsitaate, eks ole, aga asjade tegelikult põhjused olid ääretult maised, sest see oli poliitiline võitlus, mis seal käis ja aga asjast ei räägitud ja kusjuures kõik teadsid, mille üle vaidlus käib ja mitte keegi seda tegelikku põhjust ei nimetanud, aga vaieldi ja nagu mingite teoloogiliste asjade üle. Ei hakka ma sinuga vaidlema, sest sa märkisid ära, et kõik teadsid, et poliitiline, sina oled poliitikas olnud ja ma jätan sulle äratundmisrõõmu ja õiguse seda ka niimoodi väljendada. Oli küll, jah. Ja ma ütleks niimoodi, et Riigikogu liige ta ongi paavst, sest Riigikogu esimees. Riigikogu esimees ta ongi paavst, ta ongi ilmeksimatu, aga kui ta millegi pärast millegi vastu eksib või ta ei rahulda enam oma kardinale, no siis ta lihtsalt tehakse umbusalduse, hääletatakse ta maha ja valitakse uus paavst. Nii et mehhanism on täpselt sama. Me oleme lihtsalt jõudnud nii kaugele, et ei pea alati vana paavsti ära mürgitama. Jah, amikus meus, siin võib ju igalt ühelt võtta vande, et ei ole teist hierarhiat peale meie hierarhia ja selle juht on, mis see siis on? See, kes parasjagu näpuga näidatakse, et see on ja see ongi. Tegelikult juhte on see puust nikerdustega tool, mis on Riigikogu saali seal selle poodiumi taga. See on juht, paned sa sinna, kas selle tooli peal istub üks tagumik või teine tagumik, aga suurt vahet ei ole. Aga jah, ikkagi me jõuame selle juurde, et keegi peab karja juhtima ja ka Riigikogu koosseis ta on teatud mõttes kari, kuigi iga saadik esindab oma erakonda, oma parteid, millel on teatud loosungid, teatud poliitilised tõekspidamised, mille taga on jällegi majanduslikud põhjused, mille taga on teatud inimeste huvid ja keeruline värk. Keeruline värk ta on ja ilmselt peabki olema ja väga paljuski on see teater. Viktor, sa avardad praegu minu ettekujutust haamri kasutamisest seal samas hierarhia tipus. On küll puust, aga ikkagi valus. Jah, aga nii on, et traditsioon on jah siuke, et haamrikolks käib, eks ole, siis on asi otsustatud. Et ma ei tea päris täpselt öelda, kas kui paavst ütleb mingi, annab bulla välja või ütleb mingi tõe välja, kas ta ka siis lööb oma sauaga vastu põrandat või mis ta teeb, aga no, mingi sümboolika peab ikka olema. Sümboolika on sümboolika, sest sellele tugineb ju terve kargokultus. Absoluutselt, jõudes kuni sinna maani välja, et ka riigil on sümboolika, on riigi vappe, riigi hümn ja üsna paljuski riigi president, need on kõik sümboolikud. Ja. Sümbolid. Herr Gräzin siin. Vot ma ei tea, mille sümbolt on. Ei, tema ei ole, tema on ja ei ole ka, kui keegi suudab välja mõelda, siis andke mulle ka teada, aga ta juba aastate eest ütles, et ei ole meil vaja presidenti. Samas, rahva usk presidendisse ja presidendi võimu, jumala ees siin kas või salasta ära põhiseadus, et rahvas mingil juhul ei saaks lugeda 5. peatükki, kus on juttu president, igavene pikk, samas kui rahvale endale on nii palju antud.
ja presidendi institutsioon annab rahvale mingisugusegi lootuse. Hea tsaar või mis asi? Ta on üsna tühi lootus, sellepärast, et kui rahvale ei meeldi, mis teeb valitsus, eks ole, mingi seadus on valesti sealt vastu võetud, mida iganes, aga inimesed usuvad, et jaaga, meil on hea presidendikene, kelle poole me võime pöörduda, et tema võib-olla siis tühistab ära selle seaduse, ei lase seda vastu võtta, annab võib-olla seal armu kellelegi või mida veel iganes. Ta on selline sümbol, millest midagi loodetakse, aga mingit reaalset asja selle taga ju ei ole. Amikus Meus, sa kasutasid siin mitu korda sõna rahvas. Vot, see on eriti huvitav, kui hakata mõtlema, et kes on kõrgem ülemus, et kellele kaevata väikse jõmmi peale, et see kiusab mind, eks ole, et kui valitsus kiusab, siis pöördume peaministri poole, see kiusab, pöördume presidendi poole ja sellest kõrgem on kes? Eesti rahvas. Aga Eesti rahva poole ei ole võimalik pöörduda. Vaat see on ja kui me loeme Eesti rahva kohta käivat peatükki, siis me näeme, et lühidalt võiks öelda, rahvas on see, kes annab oma võimu ära. No vaata presidendi kohta me usume, et president on hea, president on lahke, presidendil on võimu, president teeb heade, presidendi kaebame kõik presidendid ära, ta teeb asjad korda. Siis seda jätkates me peaksime uskuma, et me võime pöörduda Eesti rahva poole, Eesti rahvas on hea, Eesti rahvas on tubli, Eesti rahvas siis parandab kõik asjad ära, teeb nii nagu vaja. See on nagu tead mingi suletud taastootmine või kuidas Strogatskite õilsas raamatus. Ja selle küll, aga kui me tahame pöörduda Eesti rahva poole, siis küsime kellegi targa käest, et kuidas pöörduda Eesti rahva poole ja tark ütleb, eriti kui ta on veel juriidilise haridusega, ütleb, kuule, pöördu kohaliku omavalitsuse poole, alusta sealt. Amikus Meus, see on nonsense. Aga nii ta on, et ikkagi, kui sa seal rahva üles leiad, ikka oma elukohas kohalik omavalitsus, kui seal ei õnnestu, siis riigiorganite poole, mingite inspektsioonide poole, siis edasi ministeeriumi, edasi peaminister, edasi president, edasi Eesti rahvas, kohalik omavalitsus. On Facebookis üsna sageli ja võib-olla isegi sagenevalt õhkamisi, millal rahvas ükskord ärkab. Aha. No ja edasi, see on nagu nõukaajal oli film Äratage Muhhin ja selle retsensioon oli Pole vaja. Vaata see kommentaator, ta ongi kommentaator põhimõtteliselt, kes kirjutab sellist asja. Tema tahab, et Eesti rahvas ärkaks ülesse ja valiks selle erakonna esindajad, keda tema toetab, valiks valitsusse. Et Eesti rahvas, kui väidetavalt põhiseaduse preambuli järgi kõrgeima võimukandja või oli see esimene paragrahv, mul hakkab praegu segamini minema, mäng on keeruline. Kui Eesti rahvas on kõrgeima võimukandja, siis pärast üles ärkamist, mis juhtub? Ta hakkab või õigemini ta jääb kõrgeima võimukandjaks, ainult et ta kannab nüüd mõneti teist seltskonda või umbes nii. See kõige kõrgema võimukandja selleks, et teostada oma võimu, läheb kõigepealt kohalikele valimistele ja valib endale Narva linnavolikogu näiteks. No vaata, kõik need volikogud, kõik need kohad, neis toimub tegelikult midagi väga ohtlikku, sest kui on näiteks Vana Mõmmküla, mis on püsinud 700 aastat või 1000 aastat ja on olnud kogu aeg erineva hääldusega muidugi Vana Mõmmküla, siis ei saa niimoodi, et Tallinnast tuleb kutt ja ütleb nii, nüüd hakkame arenema, nüüd teeme siia raudtee, sinna teeme piimajaama. Milleks? See on Vana Mõmmküla ja ta jääb vanaks Mõmmkülaks ja sinu raudtee elavad nad ka üle.
ja jäävad vanaks mõmg. Aga tähendab, see oleks see hääletud loll poliitik, kes tuleb ja möllibki ennast mõmgale elanikuks, trügib sinna kohaliku, ma ei tea, volikogu esimeheks, kelleks iganes ja ehitabki sinna mingi raudteejupi ja sellega ongi tema idee teostatud, tema elu mõte on täidetud ja ta muutub täiesti mõttetuks. Aga ta on algusest peale mõttetu olnud, kui ta tuleb kuhugi vanasse Mõmmkülla ja hakkab seal realiseerima Toompealt saadud mõtteid parteijuhi. Mine tõesta ennast kõigepealt seal. Vaata, kui ta on tark inimene ja tark poliitik saab olla tark inimene, siis ta hakkab küll ehitama seda raudteed, aga ta ei ehita seda mitte iialgi valmis, sest see päev, mil raudtee saab valmis, ta lüüakse sealt minema või pensionile või lihtsalt ta puksitakse sealt minema, et tuleks keegi teine ja hakkab hoopis basseini kaevama. Nii et tähtis on protsess, et tark juht, tema ehitabki seda raudteed, mis mitte iialgi valmis ei saa. Ja tuleb hall vanamees mööda halli vanamehe või ilus oleks öelda omanimelist tänavat ja küsib vastu tulijalt, kas Tallinn on juba valmis. Ja see vastab mõeldes raudtee ja kurat teab, mille peale ütleb, et ei ole valmis, ei saagi valmis. Ja näed, kesklinna mahub veel paar halli kuubikut, mis on jube kõrged. Jah, sellised raudteed, üsna sarnaseid nähtusi on siin mitmeid olnud, näiteks Tallinna kiirtrammi idee, mis on pärit aastast 1978 või 79. Varasemast veel, sest projekti jah. tehti ja 80 pidi ta juba särama kui kurivaim ja siis selle kraavi kaevamine ja killustiku toomine Karjalast Ja, aga mina olen, tähendab, mitu korda oma elu jooksul näinud, kuidas see idee oli kord meile loosungiks ja siis öeldi, et kõik on vale, siis öeldi, et pole vaja, siis lihtsalt unustati ära, nii kaua, kuni järsku kaevati jälle välja see idee ja jälle öeldi, et meil on Tallinn vajab kiiret trammi, mida iganes hakkama tegema ja siis jälle unustati ära. Ja ammikus meus ja paned sa tähele, et see kiire trammi rööpa laius, see oli ka midagi. Mis seal vahet? Mis seal vahet, sest see poleks mitte iialgi jõudnud mingi rööpa laiuseni. Aga jah, tegelikult üks nagu suuremaid ideid sellega olid olümpiamängud, mis toimusid 1980. Tallinnas pidi toimuma regati, igasugu muid asja ja raha nagu ikka ei jätku, eks ole. Ja selleks, et küsida Moskvast pappi juurde, käidigi välja, et olümpiaks me rajame kiirtrammi ja saadi mingid 200 000 valuutarubla või midagi sellist, see oli tohutu summa tol ajal, aga raudteed ei tulnudki. No ja väga hea öelda ka, et kui te teete ainult seal mere ääres, siis nada siuke raudtee veel. Ja aga see raha läks igale poole mujale objektidesse, kas ehitati selle eest siis olümpiahotelli või seda kuulsat linnahalli, eks ole, mis nüüd seisabki nagu püramiid. Ja, muuseas, minu idee seoses linnahalliga on see, et ärge puutuge, las ta olla, nagu püramiid laguneb, ta saab isi, eks ole, aga võib alati sinna tuua ekskursioone, turiste ja kultuuriinimesi, kes siis kummardavad, toovad sinna võib-olla andameid, lillekesi, mida iganes kõike. Selfisid teevad. Aga ta on püramiid, ta on juba valmis püramiid, ta on püramiidi kujuga. Jaa, Viktor, sa oled mõistusega inimene. Mõistuseta meedik oleks öelnud, et sinna teemegi Tallinna haigla. Sinna saab tuua meritsi ja mahub helikopter ära ja. Ei, kui siis ainult psühhiaatri osakonna. Ka tore mõte, sest neid, kes on kiiksuga, neid tuleb meil ju aina juurde. Ja muidugi siin on
vaata see teema ka, et iga järgmine põlvkond tahab teha omamoodi ja meil on siin põlvkondade muutused toimunud, seega siis, kui vana hall pea ütleb, et ei, meie teeme ikka niimoodi, siis noored jeekimid, 2 põlvkonda juba kurat ütlevad, et võtke see ätt maha, tehke talle tšitša ära, meie teeme, raudtee teeme. Ja nad teevadki täpselt nii kaua, kui on ise 80-sed ja ikka veel korrutad, ja me teeme selle raudtee ja siis uued noored juba sõimavad ja karjuvad, et mis raudtee teeme, parem midagi virtuaalset, teeme internetis surnuaia näiteks. No ja selle aja peale on ju haridustase ka selline, et 10-st 9 on doktorid. Enamust nendest ei oska kirjutada. Ja oi kurat, kui pessimistlik lõpp. Viktor, ütle palun midagi uhuhuud. Ma ei tea, ma ei ole kommentaaride lugeja, eks ole, mulle ei meeldi kommentaarid, aga vahel ikka, et satub kuidagi, loete läbi, aga kõigil nendel kommentaaridel on üks kindel tunnus, neid kirjutavad kirjaoskamatud inimesed. Kas see ongi siis uue trend, kas nad ongi geniaalsed, kas need on tuleviku inimesed tuleviku visiooniga ja kirjaoskamatud, järelikult kirjaoskamatus ongi meie tulevik. Ole tänatud, doktor Viktor Vassiljev. Olge tänatud kõik, kes te toetate meie õudseid prognoose, ei ole midagi parata, ka nii saab, võib ja võib-olla koguni peab mõtlema. Olge tänatud oma toetuse ees, sest muidu me ja loomulikult levitage, saatke sõbrale ka, ärge pidage seda saladuses. Ja meie püha sõda läheb edasi. Ja olge palun terved.